nii, Tiburull, sina oled nüüd igal juhul valmis tööks. Mina pean ainult riided selga panema ja siis lähme käime poes ära. Nii, vaatame sul. Kõik oleks korras. Natuke oota, ma olen kohe valmis, kohe. Lähme siis. Väljas on küll pime, aga sa poes näed niikuinii kõike.
tere. Timo on täna tööl. Täna saame Timoga jaurata. Janno! Tere! Nii! Sa oled ka nii karvas? Ei tunne ära enam inimesi. Nii karvaseks läinud. Kuule muidugi, sa ju käed ju. Parim koroonakaitseviirus. Ja. Kuidas sul läheb? Kuule sealt läheb, kuidagi pidi läheb, eks ma ikka oma probleemidega jaman. Ma kuulsin, et tulevad mitu korda raha 10 üle. Kuule jah. Mingi lühiste väike surnigas ja väike tital. Ja. See on meie ühisprojekt Timoga. Projekt. Ja. Projekti, jääme selle juurde. Timo tahab pered ma mõtlen, kuna ma vaatan, et pood on kella 8 mind edasi ma mõtlen seda, et ma võtan oma läpaka kodust ja veidi ma tulen pärast tööpäeva et mul läheb mingi tunni ma tuleb 90 päevagi tavaliselt siis lõpuks sinu juures ma räägin seda Rootsi lühikest ka Davai läbi. Mis sa maksad kõik oma rääkida? Kurat, ma täna pidin oma rahast inimest, ma müüsin väikesel lapsele kogemata kiirustades. Müüsin väikest kommikut, mille sees on rummikomik. Mul oli lapsast kahe aastat. Ta sai raha tagasi, aga ma pidin selle pakk ise välja astuma. Okei. Mille ei ole? Eks ta siuke karmvärk on. No kuidas eestkust ja sellega ikka enda. Kuule, reedel on nüüd see viimane nii-öelda otsustav koosolek. Mainiti küll nagu umbes, et tule kohale. Aga ma juba tean, mis seal kohale minnes saab. Saadetakse jälle sinna samma auku ja... Rannamaks.
nii läheb ära ja nüüd ta ikka vees on kohtumenetlus, ta läheb kohtusse selle menetluses vaata, et ta tuli Rannale kallale mäletab. Ja. Kuule, Nick tahtis ju mulle oma seda mingit, kus kellegi tagatuuri pandud 2 kaamerat lähele. Või see Nick. Aga noh, ta oli õnnestunud. Siis tahtis mulle seda kolimisteenust päeva, nii et vaatame, ma ei kuulnud. No ta ikka üritab. Kuule, tea selge, näeme. Aga mis sa ikka teed? Näeme. Ja. Kohe vaatame, palju meil poes läks. Täna läks meil 13 eurost ja 61 senti Konsumi poes. Ja täna hõõrus Timo poes oma jalgu vastamisi ja nühkis. Nendega ma seal sokke ja püksikuid. Oi, kassipojad. Nii, aga meie lähme sinuga nüüd koju. Noh. Ma muide ostsin endale üleeile uue nutitelefoni. Nii, edasi. Eile. Et tead, mul läks kaitseklaas, telefonikaane ja siis läks telefon ise kõik kokku, läks 170 €. Normaalne. Liiga kallis minu jaoks. Ei ole. Ma sain Samsung Galaxy A10. Näed, oota, las ta nüüd tuvastab ära. Ma pole 2 ööd seda telefoni laadinud. No. Eilsest vara hommikust kuni tänase õhtuni pole seda laadinud ja mul on 62% alles. Ja kõik failid, mis mul olid eelmisel SD-kaardil, ma saatsin ümber ju telefonisse, kaasa arvatud Wi-Fi paroolid. No. Ma olin üllatunud, ma läksin sõbra juurde ja tema Wi-Fi parool ühendas automaatselt minu telefoniga. Ja siis ma olin üllatunud, seepärast Huawei'l sihukest asja mul ei olnud. Said isu? Ma ei tea. See oleneb telefonist. No Samsungi Galaxy A10. Ma pean hakkama jälle seda kuradi ma Samsungit pähe. Varem ma ju oskasin Samsungit, enam ma ei osanud, kuna mul hakkas Huawei meeldima hiljem. Ja siis, kui ma selle Huawei selgeks sain, siis oli niiviisi paar kuud sain kasutada normaalselt ja siis tuli kuus kuradi ma Huawei ju läks Google'iga riidama, siiamaani riidus mina. Ja kuradi ma ei jättu raha ka, et ostnud endale mingi peaaegu 1000 € Huawei P30 Pro täna. Ja siis ma mõtlesin, et kurat uut telefoni on vaja, kallist ei saa osta ja siis ma vaatasin, et maks 150 tuli kulutada. Ma vaatasin, et see oli 130 € telefoni. Kusjuures, vaata, need telefonid, mis minul on, see, mis sina ostsid, see telefon ainsana ühindub läbi Bluetoothi selle kõlariga. Mis teised telefonid ei leia oma Bluetoothi seda kõlarit ülesse. Mis telefon? No vaata see nuppudega või? Jaa, see nuppudega. See, mis ma sealt tõstsin. See ainukesena suudab selle Bluetooth kõlari üles leida. Teised telefonid ei suuda seda isegi üles leida. See on võib-olla sellepärast, et üks asi võib olla, et on teise telefoniga ühendatud. Teisest telefoniks ma ühendasin ta lahti. Siis sa pead panema kõlaril selle Bluetoothi Bluetoothi märgile, et ta hakkaks levitama enda... Tal ei ole sellist asja, tal on ainult see nagu Bluetooth, seal kõrval on see sisse-välja lülitus ja kõik muud nupud. Ja ongi vajutadki see Bluetoothi peale. Sa vajutad selle peale. Ma lülitasin korraks kõlari välja, lülitasin ta sisse, see on ainuke viis. Tal ei ole Bluetoothi eraldi. Ma vaatan õhtul üle, okei?
Ja siis vaatame. Vaata, point on sellest, tal ei ole Bluetoothi nuppu eraldi. Okei. Ja siis ma arvan, ma ei tea, vaatab äkki on telefonides mingi jama. Nad leiavad üles kõik teised seadmed, mis on blokeeritud. No, see on juba teiste seadmetega ühendatud. Aga selle kõlarit ta ei leia üles ja nüüd ei leia see sinu oma enam isegi seda üles. Usu mind leiaks. Tal on midagi... Ta pidi sul mingit helisid tegema tänaval. Kuule. Ta hästi lähedalt kuuled. See Bluetoothil on millegi juures võimendi kadunud. Sul on kõlar võidi igane. Toas on natuke, kuidas selle arvutiga on ühendus. Mulle Viljarit häirib see, et ta öösel sul jooksa mängib. Ta on nüüd koridoris ka. No, nüüd ta on vaikse muidugi. Aga teda häirib see, et öistel aegade mängib. Aga probleem on selles, et see kõll kipub ennast ise välja lülitama. Las parem lülitada. Sa pead ju iga kord pea välja lülitada. Ja see kaela otsas, vaata see ülla, pead kinni hoiab, ta rikub selle ära. Pärast ta ei seisa pea enam otsas, kui ma liiga sagel seda teen. Sa pead teise moodus tegema. Pane ta niivõrd vaikseks käima, et Viljarist rohkem ei eeriks. Ma olengi pannud. Ta on nii vihane juba. See on tema probleem. Midagi ei ole teha. Ma hea meelega võtaks hoopis oma tuppa. Aga ei saa uksest läbi. Asjad tuleb ära viia. Kurat, ma ostsin endale suitsusid ja kui suured? Sigaret terve hunnik. Terve eilse ööd oli... Mul tuli sõjaväe kutse ära. Ja ma kurat ikka pean sinna sõjaväkke minema. Ma üritan ära rääkida, äkki ma ei pea minema. Kuidas ma õde vende ema jätan? Esiteks ema pooled invaliid. Õde on naisterahvas on tulevane ema kunagi. Ja kui ta praegult ennast üle kormab, siis palju, mis võib juhtuda. Indrek, ta on ülekaalnud, ta ei jaksa palju asja. Mina olen ju põhiline see kaamel, kes käib. Ja, seda küll. Kusjuures terve eilse öö ta häält ei teinud ja kõlar oli sisse lülitatud. Samas, kui ma teda jätan 2 päevaks niimoodi, üldse ei kasutada... No päeval sa võid päeval teda lasta. See on suva. Aga öistel aegadel. See on rahuaeg, kui lasta inimesed puhkada. See oleks hea. Ma räägin, et terve eilse ööd oli vait. Ma arvan, ma tulen täna sinu juurde. Ma tulen 11 tuleb, hakkab töös, mul on see hea 10 minut kui siia. Selles mõttes, et hästi peab vastu. Ainult kuradi võimendi, tal on vist endal see kuradi, mis see võimendi sees on, see ma ei tea, juba läbi. Kahjuks. Teine on, sa saaksid ju kõlare tegelikult siia külgedele kuhugi panna. Kuhu külgedele? Lihtsalt siia. Nagu selles mõttes vaata siia ujuuste taha või midagi kuhugi kinnitada. No aga kui ta välja võetakse. No siis ka. Nagu selle mõttega. Ma ei tea, kas ma saan... kurat. Nad saadad aasta enne seda, nii et see aasta veel ei lähe, aga järgmise aasta veel minna. Selleks mul tuleb kõigepealt arstid komisjon ära käia, kuna see kuradi epideemia on peal, siis on kõik selle kuu märtsi lõpuni on kõik edasi lükatud. Nii et see kuu mitte mingid arstide komisjoni ei toimu. Kurat, ma pidin tegema Kuupi akadeemia ära. Seal oli 5 koolitust, mida ma pidin läbima. Putsi, ma tegin 2 tundi seda. Ja siis kuradi ma pidin täitma ära mingisuguse tervisedeklaratsiooni ja mis läks üle tunni ajas, sellepärast, et ma suutsin teha 3 aastaga 16 traumat endale. Lahe! Ma olen nii üllatud, ma mõtlesin see nende aastate jooksul, mis mul juhtunud. See on nii üllatud. On. No kella 4-2, kus on kasvab võtama. Ai, näeme pärast. Näeme.
olen kusjuures Viljarile mitu korda seletanud, et sul tuleb pea otsast ära võtta selleks, et sul see kõlar sisse lülitada. Ja mul on tunne, et ta vist ei saa aru. Aga see praegu selleks. Ta ei ole mingit põhjust vihastamiseks, sellepärast, et öösel sa ilusti oled hakanud magama, enam sa ei häälitse öö läbi ja kõik on korras. Nüüd obviously koju minek. See on praakkõlari esimene tunnus, kui ta ennast ise välja lülitab. Ainult praakkõlarid lülitavad ennast ise välja, sest nendel on väga viletsad akud. Ja sinu häälepaete võimendi, ma vaatan, on praegu kuidagi nõrk. Sa teed häält küll, aga seda on nii vaevu kuulda, et ma isegi ei kuule sind. Võib-olla on viga minu kõrvades. Aga hääd sa kuuled, silmadega sa näed ja hääd teha saad ka. See peab sul seda häälepaate võimsust natukene tõstma.
ongi poe video meil selleks korraks läbi. Ma Bluetooth klaariga veel ehk siis häälepaeltega veel tegelen. Siin me uuesti tööle ka saame. Aga praeguseks bye bye.